Geeniuse digisaadet toetab Kuulbet. Alati mängus. Tere head kuulajad, käes on 11. märts 2024. Geeniuse digisaade on siin. Hans Lõugas, Glen Pilver ja Meelis Väljamäe juhivad seda täna. Ja me räägime täna sellest, kuidas maailm just korraks peatus, sellepärast et peatus üks kõige olulisem interneti ja veebiteenus. Ka neile, kes seda ei kasutanud, olid sellest mõjutatud. Räägime uuest kuumast telefonist, mis pürgib tipptelefonide sekka. Räägime klappidest, mis ei ole kõrvaklapid, aga käivad pähe, kus saab kuulata igasuguseid asju. Ja mõni väike killuke huvitavat tuleb tänases saates veel. No nii, meil on siis eelmise nädala 7 päeva jooksul elule justkui nagu läks rahulikult, aga see oli vist teisipäeva õhtu, kui ma õigesti mäletan, kui hakkasid inimesed muretsema, et ma olen vist oma selle parooli ära unustanud, millega ma Facebookis käin, siis ma pean sisse logima. Ja siis mul ei tule see meelde see parool, sest ma ei saa sinna sisse logida. Ja paanika rullus lahti üle maailma ka Eestis, sest et inimesed said kiiresti aru, asi ei ole nende parooliga või nende mäluga, midagi oli lahti Facebooki selle autentimisteenusega, mis põhjustas siis sellise väga laialdase häire kogu Facebooki töös. Glen, sina ka koputasid sinna uksele ja sind ei lastud sisse, on ju? Jaa, no tahtsingi just juhtidagi võib-olla võtta selle teema otsast kinni just sellisest otsast, et üks asi on see, et mingisugune teenus on nüüd maas, mida võib-olla paljud inimesed kasutavad. See on nagu üks ots, ikka juhtub meil asju, aga võib-olla just pani mind nagu mõtlema kuidas ma ütlen, nagu selle sündmuse nagu ühtepidi sükene laiem mõju täpselt sellele, et kui mingisugune asi, millega me oleme harjunud, kaob äkki ära, siis tekib selline mikro- või makropaanika. Ehk et me oleme, kui Tallinna ringteel on avarii, siis saadab Päästeamet meile sõnumi 2 tundi hiljem, et ärge minna Tallinna ringteele. Aga kui Facebook kaob ära, ei saada keegi mulle sõnumit, et rahune, see tuleb varsti tagasi. Olgugi, et selle mõju elanikkonnale on nagu kordades suurem. Väga huvitav tähelepanek Siseministeeriumile. Palun jälgige. Esiteks, kui juhtub selline asi, siis inimene, täpselt nagu sa ütlesid, ta ei saa sisse logida. Me kõik igas saates, meie ja kõik teised asjatundjad siis või vähem või rohkem alati ütlevad, et ju olge oma paroolidega ettevaatlikud ja ärge avage mingeid linke. Mis tekib keskmisele inimesele mõte? Täpselt see, et kas tema kontosse on kuidagi häkitud, ta on ära unustanud oma parooli. Ehk et tekib juba kergelt siuke moment, et mis toimub. Ja nüüd küsimus on, et kust saaks inimene teada, mis toimub. Võib-olla selline IT-teadlikum inimene teebki siis tõesti kiire Google'i otsingu või läheb kuskil surfab kuskile Redditis, kus on vastavad grupid, et aru saada siis, et kas probleem on temas või probleem on globaalsem. Ja Redditi gruppide puhul ongi päris ka märkimisväärne, et kui veel minutid ennem seda oli Facebooki grupis aktiivseid kasutajaid alla 1000, siis loetud minutite jooksul see plahvatas 10-tesse, 1000-tesse, sest et kõik, kes vähegi siis selle peale tulid, läksid kohe sinna oma muret kurtma ja see loomulikult päädis ka sellega, et lõpuks sealsed haldajad pidid hakkama neid postitusi kustutama, sest et neid tehti 1000-tes ja 1000-tes põhimõtteliselt samade küsimustega. Nii et see aspekt lihtsalt mõnes mõttes panigi nagu mõtlema, et kui selline nagu nähtamatult globaalne teenus kaob ära, siis iseenesest on see koht täiesti puudu, et kes sind siis teavitab või kus sind siis teavitatakse ja see nagu toob siukse kummalise ahelreaktsiooni kaasa, et võib-olla vähem teadlikud inimesed hakkavadki möllama, nõudma oma parooli lähtestamist ja mida kõike veel, eks ole, sest et tavaliselt kui ütleme, et teenus kaob ära mingisuguse interneti serveri või nimeserveri või mingi ühendusprobleemi tõttu, siis ta ei ole kättesaadav. Aga selle tegi just nagu teistsuguseks see, et Facebook oli tegelikult kättesaadav, aga siis see logimine ei toiminud. Probleem oli siis ka, kui see hakkas tagasi tulema ühendus, siis inimesed olid ikkagi hädas, sellepärast ei tulnud kohale 2-tasemelise autentimise koodid ja edasi. Siit moraal, et kasutage mingit äppi, vaatpalles Google Authenticaatorit või Audit või midagi muud, ärge lootke SMS-i põhiste sõnumite või nende koodide peale, mis vajavad võrguühendust, eks ole. Jah, sest nendest äppidest võib-olla peaks ka isegi mõnes saates võib-olla rohkem täitsa rääkima, sest et neid on üsnagi mitmeid ja mis võimaldavad tõesti siis oma paroole nagu hallata ja ennast autentida sama turvaliselt, siis vähemalt nagu see mitmeastmeline, aga sa ei pea siis oma parooliga muutmiseks seda tegema selles teenuses, vaid saad kõiki asju läbi selle äpi. Kõige naljakam, mida mina nägin, oli see, kui keegi kurtis, et nüüd ma ei saa minna ja kurta Facebookis, et Facebook on maha, sest Facebook ei tööta.
Ja noh, lisaks oli ka see, et ei töötanud ju ka Instagram ja Messenger ja teised Facebooki teenused. WhatsAppist jäi üles, aga teised olid maas. No siin peabki ütlema, et ega Facebook paljudel inimestel võib-olla ei olegi nii elutähtis, aga tõsi oli ka, et noh, minu esimene tõrge tekkis just Messengeriga, eks ole, sest tõesti mobiilist lihtsalt äkki logiti mind välja ja ma pean ka tunnistama, et minu esimene mõte oli see, et kas minu kontoga on midagi lahti, et huvitav, miks ei toimi. Nii et ega siin mingid moraale oligi nii palju võib-olla öelda või mida me sellest õppisime, nagu Meelis ütles, et paroolide koha pealt tasub võib-olla nende äppide poole vaadata, mida me siis ka äkki teemaks võtaks ja siis teistpidi ei tasu paanitseda, tasub teha Google lahti ja siis võib-olla riiklikul tasemel tasub ministeeriumitel mõelda, et selline asi võib olla sama oluline kui Tallinna ringtee. Teatavasti riigiasutused edastavad oma erinevaid nagu selliseid ülevaateid, mis neil on valesti olnud ja millised küberintsidentid neil on olnud regulaarselt avalikult ja täna kolleeg Roland postitas sellise huvitava väljavõtte, et mitte ainult siis Facebookis ei ole probleeme, vaid 10. veebruaril ei olnud tulemüüre vea tõttu võimalik siseneda paljudesse Siseministeeriumi infotehnoloogia arenduskeskuse teenustesse, sealhulgas e-politseisse ja nii edasi, ning 16. veebruaril oli häiritud Rahandusministeeriumi lehed kaasa arvatud Maksu- ja Tolliamet ja siis nii-öelda see maksutagastuse portaal, sest et veebiserveri ketas sai täis. Ehk siis ka sellised viigu juhtub. See kuulub nagu kergemukujulisse huumori rubriiki. Tõsi, muidugi ega Facebook ei ole ka peale seda mingit ametlikku või kas nad muidugi peakski, aga midagi ei olegi otseselt öeldud, et kõik me tahaks teada just, et miks ja mis juhtus, võib-olla enamigi saakski sellest tehnilisest jutust aru, aga ega mingisugust väga vettpidavat selgitust ei olegi, et Facebooki ainuke selgitus on, et meil olid tehnilised probleemid, palume vabandust ja nüüd on kõik jälle hästi. Minu soovitus siinkohal kõigil, ärge kasutage Facebooki, ärge kasutage Messengeri, ärge kasutage Instagrami ega WhatsAppi ja seda päris tõsiselt, mitte et nad olemuselt oleks midagi valesti, aga kui on lihtsalt ühte keskkonda kontsentreerub kogu inimkond, siis selle ühe teenuse tõrke puhul kogu inimkond kannatab, aga kui me oleme laiali eri teenustes, siis on need mõjud alati väiksemad, et hoidke 3, 4, 5 äppi oma telefonis, millega suhelda ja kõik on hästi. No tegelikult see ongi ju nii ja see on ka keeruline, sest et sa hoiad ikkagi nii palju neid äppe oma telefonis suhtlemiseks, kui paljud inimesed teisi teenust kasutavad, eks ole, ja see on kohati üsna tüütu, eks ole, aga paratamatu. Aga samas mõnes mõttes kasulik, et on laiali. Olge alati, tehke konto omale, WhatsApp on siis Meta ja Messenger on seal Meta-võrgustikus, Twitter või X on üks, siis on mingi Signal, mis on selline hoopis omaette ja võib-olla leidke või 4-5 veel. Telegram on vist olema. Telegram, Viber, eks ole, jah, et neid on veel. Aga ikkagi siin, me oleme ikkagi selles samas kohas, nagu Meelis just mainis, eks ole, et kui meie kõik oleme Messengeris või WhatsAppis ja siis seal Telegramis on üks inimene või pole sedagi, siis sellest ei ole tegelikult kasu, nii et ega suures plaanis, olgu see siis Google, olgu see Apple, kes tahes suur ökosüsteem, see nagu näitabki omamoodi, sellised kriisid alati näitavad tegelikult, kui olulised need süsteemid on, kui nagu me oleme nii harjunud sellega, et nad on kogu aeg olemas, kui ühel päeval ilmselt Gmail kaoks ära, siis väga paljud inimeste maailm kukuks kokku, kõik need kontod. Gmaili probleem on ju üldse, Gmaili probleem on tegelikult sama, mis Facebooki probleem mõnes mõttes, et ta on nii populaarne ja meil on just see, et me oleme väga palju erinevaid teenuseid sidunud omal ühe meiliaadressiga ja nüüd kui juhtub see, et Gmail ära kaob, siis põhiprobleem ei ole see, et keegi ei saa mulle kirju saata, küll ma teen omale uue meiliaadressi kuskil mujale, aga see, et ma ei saa äkki mingisuguseid taastemeili või ma ei saa kuskil oma konto parooli muuta, sellepärast, et seda meiliaadressi, kui ma selle nii-öelda lingi saadan, ei ole enam olemas, eks ole, et see võib tekitada probleeme, mida me ei oska ette kujutada. Sest me olgem ausad, 10 aastaid tagasi oli kõigil ikkagi meil oma meiliaadress sellise Eesti-põhise teenusepakku juures suure tõenäosusega, eks ole, et meie meil oli ikkagi lokaalne, aga nüüd need suured pilveteenused alates Hotmailist, Microsoft, eks ole, Google oli küll, aga mina väidan, et Google tegelikult pakub paremat teenused aset kui need Eesti väiksed hot-teed. Sellest üks edasi on see, et kui te olete, et te maandate oma riske nii palju, et ka Google'it ei usalda, siis on alati võimalik oma meiliserver püsti panna ja seda käitada, see on jumal okei, aga ma arvan, et keskmisel kuulajale pakub Gmail sellist päris head teenused aset. Ei, eks see on ka põhjus, miks me kõik sinna oleme läinud, eks ole, et meil kõigil, ma arvan, on võib-olla mitmeid meiliaadresse, mul on ka lõpuga meiliaadress ja tegelikult olen ma kõik need suunanud ikkagi Gmaili, mitte vastupidi, et tegelikult
kõik need jooksevad sinna postkasti ja see on siis mul nagu ülene, eks ole. Tegelikult on ka see, et Gmaili puhul, või üldse suurte teenuste puhul on ikkagi see oht ka, et miks paljud kasutasid näiteks seda Eesti e-teenust, mis enam ei tööta, eks, et nimelist. Et Gmaili ja muude suurte pakkujate puhul, Microsofti puhul, nende puhul on see, et nad võivad lihtsalt ühel hetkel, kui neile midagi ei meeldi, arvavad, et saatsid mingisugust terrorismisõbralikku sisu või midagi sellist, mis võib tegelikult olla ekslik, on ju. Et nad võivad su konto kinni panna, niimoodi nad ei ütle midagi ja siis pole nagu põhimõtteliselt mitte midagi teha, sest ega nendega väga ühendust ei saa ja ennast tõestama ei pea. Aga tegelikult ega see probleem on veel suurem väiksemate teenusepakkujate puhul, et me räägiks mitte Eesti omadest. Te ilmselt teate, on olemas selline populaarne ja tegelikult ka väga palju kiita saanud alternatiivne tasuline meili ja muude asjade teenusepakkuja nagu Proton Mail, mis vahepeal nagu väga palju kiideti, kui see kõik on krüpteeritud ja keegi seal ligi ja väga turvaline, siis väga palju on veebis liikumus, eriti sellistes saitides, kes siis nagu nii-öelda, kus jagatakse hinnanguid erinevad teenustele, Proton Maili skoor on kõvasti kukkunud, kui neil on hästi palju juhtumeid, kus lihtsalt lambist pannakse konto kinni ilma mingisuguse seletamisest ja nagu keegi klienditeenindusest nagu midagi ei tee, isegi siis, kui see konto on tasuline, eks ole, et juhtub ka sellistel nii-öelda väiksematel ja samas palju kiidetud teenusepakkujatel, see on väga keeruline teema tegelikult, et kuhu siis minna või mida teha. Nii see on. Jaa, nii see on, aga hoidke oma jalajälg hajutatuna ja siis on kõige parem, et üks teenusepakkuja ei saa elu uppi lüüa. Aga vaatame järgmiseks teemat, nimelt on üks põnev uus telefon, nüüd on käinud testis ja ma saan aru, nii Glen kui Meelis mõlemad olete teinud pilti ja kasutanud siis uut OnePlus 12. Jaa, et kõik algust ära rääkida nii nagu tõsi on, siis tegelikult on enam täpselt aasta möödas sellest, kui minu kätte Maaplus testimiseks eelmise aasta OnePlus 11. Ja täpselt aasta hiljem on siis järglane olemas ja ma olen seda nüüd siin proovinud ja tulemused on mõnes mõttes oodatud ja mõnes mõttes üllatavad, ehk siis mulle on OnePlusi telefonid alati meeldinud ja viimasel ajal on küll juhtunud see, et nad on teinud nagu tarkvara veidi hiinalikumaks, kui ta vanasti oli, aga raud on siiski piisavalt hea ja eelmine aasta mul olid siin OnePlus 11 kohta mõningad sellised pretensioonid, aga need pretensioonid ei olnud piisavalt suured, et ma valisin selle enda nii-öelda lemmik tippklassi telefoniks, mis eelmise aasta müügile tuli, sellised 1000 eurot kanti või üles, et ta oli küll maksis vähem, et ma pidasin seda eelmise aasta parimaks hinnakvaliteedi suhtega telefoniks ja siis vastu sai sinna S23 Ultra ning iPhone 15 Pro Max, eks ole, mis olid nagu sellised kallimatest telefonidest tipp 3. Ja sel aastal saab kõike rohkem kui eelmine aasta, ehk siis ekraan on suurem, eelmine aasta oli 6,7, nüüd on 6,82, mälu on rohkem, RAM-i on poole rohkem, ekraan on väga-väga hea, nad ütlevad, et see on 4600 või 4500 nitine, eks ülihele, tegelikult see muidugi päris nii eredaks ei saa, ta on võrreldav võib-olla S24 Ultraga, ehk ekraanid, ka Samsung ekraanid on väga heaks läinud. Loomulikult on ta 120 Hz ja dünaamiliselt liikuv, nii et kui see ekraanil midagi toimus, ta läheb 1 Hz peale alla. Et kõik need asjad on väga head. Jõudlus on suurepärane, kiire USB pesa, millega saab ka videot välja anda, kui vaja on arvuti või monitori külge ühendada. Mis veel, kaamerad, kaamerate puhul on muidugi see, et eelmine aasta ma kirusin seda, et endiselt kui on olemas suure megapikselt arvuga põhikaamera, mis suudab teha ka sellist kunstlikku suumi kahekordselt väga head, siis seal ei ole vaja kahekordset optilist suumi ja hiinlased on seda kahekordset optilist suumi väga palju eelmine aasta kasutasid. Ja sel aastal on kaamerasüsteem võetud tegelikult praktiliselt sama, mis oli voolitaval OnePlus Openil, aga lihtsalt kuna telefon ise on poole odavam, siis on see kaamera ka selle võrra poole muljetavavaldavam, eks sellest hinda on odavam. Ja 3-kordne optiline suum, mis töötab üsna hästi, 6-kordne hübriidsuum, mis töötab enam-vähem hästi, aga kehvema valguse käes läheb kohe uduseks. Kaamerad on üldiselt väga head. Heli on üllatavalt hea, heli on parem kui S24 Ultral, ehk siis võib-olla mitte nii valju, aga kindlasti selgem ja detailsem. Et üldiselt ma julgeks väita, et tegemist on sellise telefoniga, mis juba siin veebruaris või ütleme praegu märtsi algus paneb ikkagi kõik konkurendid nii-öelda oma jalgu kõhu alt välja võtma, et saada vastu midagi öelda, et ma ei tea, kes siin selle aasta vastu tuleb, iPhone'id tulevad, eks ole, tuleb uued pikslid, sest praegu ongi põhiline konkurent on Pixel 8 Pro
kui me räägime alla 1000 eurosest hinnast ja siis Galaxy S24 Plus, mis jääb üle 1000 euro. Et just see, et ta maksab küll 100 eurot rohkem kui eelmisel aastal, aga see hind jääb ikkagi praegu on soovituslik müügihind on 950 eurot ja ma julgeks öelda, et tegemist on parima uue telefoniga, mida saab alla 1000 euro osta, nii et Mait Sasi muidugi. Jaa, ega mul ei ole siin palju lisada, et võib-olla natuke sellist filosoofilisemat heietust. Küll üks tehniline detail ka, mis ka liigitub riiki väga hea, et kaasas on seal 100-wattine laadija ja selle 100-wattise laadijaga saab see telefoni peaaegu minutitega, mitte küll päris täis, aga palju. 25 minutit proovisin ja kas ma nüüd ütlen, kui ma ütlen, siis ma eksin, aga 15 minutiga sai 50% peale või midagi sellist, ühesõnaga, et nagu see laadmine on väga kiire. Aga teine asi veel, mis seal juures on, millest me enam ei maininud, on see, et eelmine aasta ma kirusin lisaks selle kaamerasüsteemile ka seda, et kui üle-eelmisel versioonil oli OnePlus 10 Pro oli ta vist, oli ka juhtmevaba laadimine, siis eelmise aasta mudelit oli juhtmevaba laadimine ära võetud. Nüüd on see tagasi, see on kiire, OnePlusi enda laadijaga saab laadida 50 wattiselt juhtmevabalt. Olemas on ka tavaline 15 või 10 wattine laadimine või ükskõik sobib kõigi teiste juhtmevabalt laadijatega, mida ei ole, on G2, aga seda oli võib-olla ka liiga ennatlik oodata, nii et ka see on tegelikult juures, et kui me vaatame seda, et ta maksab 100 eurot rohkem maksis eelmine aasta, siis tegelikult seda, mida sa sealt juurde saad, on nagu niivõrd palju rohkem. Negatiivse poole pealt on kaks asja, üks on see, et tagumine pind on endiselt jaburalt libe ja kuna ta on palju suurem kui eelmise aasta mudel, siis ta on ebamugavam käes hoida, mis tähendab seda, et ta võib kergemini või tõenäoliselt maha kukkuda, nii et tasub vastu ümber. Ja teine asi on see, et mis mulle meeldib, aga paljudele ei meeldi, on see, et tal on ekraaniservad on kumerad, mis teeb hoidmise mugavamaks, aga ma tean, et paljud inimestele kumerad-servad ei meeldi, nii et see on maitsasi. No mida tal siis ütleme, üldse ei ole ja võib-olla eelkõige välismaised inimesed on selle üle natuke kurvemad, et sellist seesmist AI tuge, millega siis Samsung nagu kõvasti on uksi prõmminud, seda tal tegelikult ei ole üldse, seda on täpselt nii palju siis, kui Google seda iseenesest võimaldaks, ehk et igasugused teeme ringi ümber piltide ja teeme veebilehtidest kokkuvõtteid ja kõik muu selline AI-kraam on seal nagu täitsa ära unustatud, mis muidugi Eesti inimest võib-olla väga ei kurvasta, aga teistpidi muide saab ka täna tegelikult Eesti inimene omal juba Google Assistendi ka nii-öelda sideload ida APK kujul ja Google Assistent võimaldab Gemini baasil siis tegelikult peaaegu kõiki neid samu asju teha. Nii et tegelikult minul on siin vanem 9 Pro OnePlus, millel ka on kenasti kõik need nii-öelda Samsungi toodud funktsioonid olemas, sellepärast et Gemini baasil olev Google Assistent teeb seda, nii et kõike seda on ikkagi võimalik sinna teha, aga tõesti, kui me täna vaatame, et sellised uued telefonid just nagu selle AI, nagu see on nagu põhiline hype, eks ole, et siis selle OnePlusi puhul tõepoolest, sellest ei ole seal justki nagu lõhnagi on see nüüd hea peal. Vaata, siin on see asi, et teatavasti Samsungi asjad on enamasti, mitte kõik, aga enamasti on Google'i põhised ja on teada, et Samsung ja Google on teinud siis sellise kokkuleppe, et nad hoiavad seda omale praegu. Samsung uued eelmise aasta telefonid saavad siis ilmselt märtsis või aprillis ka selle uuenduse, kuhu need AI asjad tulevad ja teised konkurendid, tipptasemel konkurendid saavad need asjad ilmselt siis, kui tulevad uued Pixelid ehk siis kuskil sügisel. Päiletavalt on see oktoobri või novembrini on see nii-öelda eksklusiiv Samsungi ja Google'i jaoks. Miks OnePlus ei ole teinud enda asju, ilmselt on see, et Oppo Grupp või kes iganes PPK, kes siis OnePlus telefoniga toodab, ilmselt tarkvara arendustiim lihtsalt, kuigi ma tean, et Hiinas mingeid tarkvara asju tehakse, aga ilmselt kui nad Hiina turul teevad hoopis teistel põhjadel AI asju, siis nad ei saa hakata tegema Euroopa turul nagu eraldi asju, ma arvan, et ootavad Google'i järel. Et see on nagu mõnes mõttes, haibi mõttes probleem, aga reaalses kasutamises, olles kasutanud just hiljuti ka seda S24 Ultra, siis ma tõesti väga palju sellest puudust ei tunne, tegelikult ma ei tundnud üldse puudust. Seda ainus asi, mis mulle S24 Ultra puhul nagu meeldis, oli see circle to search või siis see ring ümber tõmbamine pildile või tekstile, et seda Google'ist otsida ja tõepoolest ma saan seda teha ka Google Lensiga, ebamugavam on, aga saab hakkama, eks ole. Nii et jah, see on probleem, aga see ei ole selline probleem, mis ei pane mind seda telefoni mitte soovitama. Ja tegin ka mina võrdluseks mõned täitsa sellised juhuslikud pildid peaaegu sellise päikesepaistelise päevaga, kus kõik kaamerad tegid head pilti ja kõik need kaamerad, millega ma klõpsisin pilte, oligi siis vana hea OnePlus 9 Pro, S24 Ultra ja siis seesama uus OnePlus 12 ja peabki tunnistama, et aastad on selles mõttes pole nagu, ütleme, et aastad pole kaamerate sellises heas valguses tehtud piltidele
praktiliselt mingit erilist arengut toonud, sest et see 9 Pro OnePlus tegi erakordseid ilusaid ja väga soojade värvidega pilte. Seal on ka see nii-öelda Hasselbladi maagia, mis on ka siis uues OnePlusis. Ja ma isegi ütleks, et see uus OnePlus tegi kuidagi natuke selliseid kahvatumaid pilte, aga nad olid võib-olla realistlikumad. Nii et ma ei saa nagu kuidagi öelda, et üks oli siis halvem või parem. Ja S24 Ultra tegi siis oma sellised teada niisugused Samsungi koloriidiga pilte, kus taevas kipus natuke minema rohekas siniseks ja värve oli just kui liialdunud nagu sellises, niisuguses nagu kummalises suunas, et ma vaatasin neid 3 pilti just kõrvuti ja mõtlesin, et kui keegi nüüd ütleks, et need on aastate lõikes või et üks telefon on mitmeid aastaid vana, eks ole, ja siis on 2 tänast tipptelefoni, siis kuidagi ei tule see vähemalt sellises tavalises pildis üldse välja, et see on ka ilmselt põhjus, miks me kaameratest tegelikult räägimegi üha vähem, et juba 3-4 aastat tagasi tipptelefonide kaamerad on niivõrd head, et kui te teete sellist tavalist tarbefotot endast, inimestest, asjadest, kellest iganes, siis põhimõtteliselt need kaamerad ongi nii head, et selle nimel ei pea enam mitte midagi minema välja vahetama, kui tõesti nüüd mingisugune väga spetsiifiline, tõesti zoom või mis iganes, võib-olla keegi leiab mingisuguse omaduse, et tõesti see nüüd on see, aga üldine pildi kvaliteet on küll nii hea, et selles mõttes on täitsa mõistetav, miks Samsung ka ikkagi nüüd rõhu on keeranud sinna AI poole ja tõesti lihtsalt OnePlusist jääb see pool nagu täna nagu puudu, et jah, me ei saagi öelda, kas see on nüüd halb või hea. Eesti mõttes ilmselt see ei kõigutagi paljusid, sest tõesti me ei kasuta neid funktsioone, aga natuke jääb selle OnePlusi puhul ka täna nagu võib-olla jääb nagu vajaka, et mis see turundus selline slogan siis oleks. Miks ma pean ostma täna uue OnePlusi, kui mul tõesti mitu aastat vana OnePlus 9 Pro teeb ka väga ilusaid pilte ja töötab ka väga hästi, et see on iseenesest nagu kurb, et selle uue telefoni ostmises... Glen, sa loed ma mõtteid täpselt. Selles uue telefoni ostmises peab olema midagi ja seda midagit ma nagu ei leia enam. Ma arvan, et sa loed ma mõtteid just, et ma vaatan ja mõtlen ja vaatasin neid võrdluspilte, mis on ikkagi väga-väga head nii uuel kui vanadel ja pole mitte midagi ette heita telefonini peale selle, et see tuletab meile, et telefonid ikka päris ammu juba valmis saanud, et kuidagi praegu lööb see eriti teravalt, sest on väga hea telefon, hind on hea, kõik on nii hea, aga midagi ei ole, mis oleks nagu ikkagi üllataks. Kui sul vaja ei ole uuendada, siis ei pea uuendama, eks ole, see on nagu jah see on nagu kuidagi väga selge sõnum praegu, et me oleme jõudnud väga kõvale platoole. Telefonid on valmis, jah. Ja ma olen ka sellega nõus, et kaamerate erinevus on ikkagi palju suurem odavas või keskmises klassis kui siin kallimas otsas. Aga just see, et kõik need asjad, mida ma eelmine aasta kaamera puhul ette heitsin ja ka muud asjade puhul OnePlusil ette heitsin, on parandatud. Üks parandus näiteks, mida ma kohe saan välja tuua, on see, et kõigil varasematel OnePlusidel ma olen kirunud seda, et ma ei tea, kas on tarkvara või see on ekraani probleem, pigem tarkvara probleem, aga toas hämaras näiteks telekais vaadates või niisama ilma valguseta kasutades läks ekraan automaatse heledusreguleerimisega liiga tumedaks ja seda ei olnud võimalik lugeda ja sa pidid käsitsi muutma. See on ära parandatud, enam ta ei tee liiga heledaks või liiga tumedaks, vaid on piisavalt tele. Et selline asi, tarkvarast veel, et kui me võrdleme siin teiste Hiina telefoni, näiteks Xiaomiga, siis OnePlusi tarkvara on küll mõnes mõttes hiinalik, aga ta on hästi puhas, seal ei ole praktiliselt üldse bloatware'i, ainus 3. tootja äpp, mis ei ole Google'i või OnePlusi enda äpp, on Netflix ja seda saab ka maha lasta. Et erinevad Xiaomis, kellel on 10, eks ole, tõenäoliselt neid lisaäppe. Lisaks on see, et eesti keele tõlge siis menüüdes on ikkagi väga hea ja palju parem kui Xiaomi võrreldav Samsungi või Google'i omadega. Nii et need asjad on nagu hästi tehtud. Mõningaid selliseid ebamugavusi on ka, aga samas on ka mõningaid asju, mis on mugavad, näiteks selline küljesahtel on, mida saab siis tõmmata külje pealt välja, kui sul täisekraanil äpp on lahti ja saad näiteks Audi koodi sealt kopeerida või mingid muid asju teha ja samuti saad sa sealt ligi oma hiljutistele failidele või ka failiriiulile, kuhu sa saad kopeerida ühest või lohistada ühest äppist mingi faili ja tõsta see teise äpp, eks see multitasking või see on nagu üsna hästi tehtud. Võib-olla mitte nii hästi kui Samsungil, aga kindlasti paremini kui teistel Hiina konkurentidel, et siin on nagu asju, mida nad teevad hästi, et ma te Glen saad ilmselt ka, sul on sama tarkvara versioon ilmselt proovinud võib-olla neid asju, et seal on nagu, ütleme, ei ole sellised asju, mis väga häirib. Üks asi veel, nagu ma ära unustan, mida ma mainin, mis mulle väga meeldib, aga paljusid inimesi juvita, on see, et siis sellest teavituste alast ja oleku ribast saab eemaldada ikoone. Näiteks ma saan ära võtta aku
ikooni, mida mul üldse vaja pole, ma kasutan ainult akuprotsenti, et näita mulle mitu protsenti mul järgi on, aga see ikoon on see kasutada, seda saan ära võtta. Ma saan ära võtta NFC ikooni, mis on mul nii kogu aeg sees ja mul ei ole vaja, et see võtaks seda ruumi, eks ole. Ja igast muid asju, kõrvaklapid ikooni saab ära võtta, voiceover wifi ikooni saab ära võtta, eks ühesõnaga, et neid seadistusi on nagu, mis ruumi raiskavad, on võimalik eemaldada niivõrd palju, et seda ükski teine telefon minu teada ei võimalda nii palju. Ja sellist pisi asju, mis teevad nagu elu mugavamaks, on üllatavalt palju. Võib-olla siis veel lisaks öelda paar tehnilist asja, mis natuke võib-olla jäävad konkurentsist maha, on see, et ta ei ole siis nagu päris veekindel, et kusagile potti ei ole teda mõistlik kukutada, vähemalt ametlikult ta on IP65. See on siis mingi pritsmekindlus või mida ta on nagu seda on nagu pritsmekindlust põhimõtteliselt jah, et ta ilmselt võib olla kindlam, aga teda ei ole testitud päris veepotis, et ja tarkvara uuenduste koha pealt ma saan just õigesti aru, on 4 aastat, mida vähemalt kindlasti lubatakse täna. Jaa. Muideks ma sellest kirjutasin lausa eraldi nagu peatükki või lõigu, et tõepoolest tal ei ole nii pikka tarkvara uuenduste tuge, kui pakuvad Samsung ja Google oma tipptelefoni 7 aastat, aga see on 2 asja. Esimene on see, et me peame uskuma, et Google ja Samsung suudavad, eriti Google suudab ka 7 aasta pärast päris lubadust pidada, mida mina austus enne ei usu, kui ma näen. Ja teine asi on see, et me teame ka seda iPhone'idest näiteks, et kuigi sul on pikk tarkvara tugi, siis tegelikult selles, ma ei tea, iOS 17 või Androidi mingisuguse siis ülejärgmises versioonis võib olla asju, mis toetab ainult uusi telefoni, uut riistvara, et see, et sa saad nagu selle uuenduse, millel on uus nimi, ei tähenda, et sa saad tegelikult kõike selle uuenduse kaas tulevad asju vanadel telefonidel. Olulisem on see turvapaikade lubaduseks, mis on 5 aastat, mida on ka vähem kui 7, aga piisavalt hea. No 4-5 aastat võiks ikkagi ollagi see tõesti selline keskmine aeg, kus võib-olla inimene oma telefoni hoiab, aga teistpidi, me räägime siin iga aasta või tiheminigi jällegi uutest mudelitest ja ikkagi oleme me jõudnud sinna kohta nüüd välja, et mis on see uudsus ja mis on see uudis. Ja me peabki tunnistama, et ega seda uudsust ja uudist on üha raskem leida sealt. Et selle tarkvara uuendustega tegelikult suurem probleem on keskmise ja odavam hinnaga telefonides ja siin on see, et minu arust tähtsam on see, et Samsung näiteks lubab oma S-seeriale 7 aastat, on palju tähtsam on see, et ta lubab oma A54, A34, 4 ja 5 aastat, sest et siin 300-400 euros hinnaklassis konkurendid pakuvad 2 ja 3 aastat siiamaani, eks ole. Et seal on see vahe tegelikult, sest odavate otsatelefonidest väga tootjad ei hooli ja sealt võib-olla rohkem näha seda, et kui palju tegelikult tootja viitsib nagu vaeva näha investeerida. No ja seda enam toob selline pikk tarkvara toe lubadus pigem nagu pildile võib-olla just selliseid teise ringi või järelturu telefone, et see tähendab ka teistpidi seda, et ma ostan täna selle tippmudeli, aga ma müün selle järgmine aasta maha või vastupidi hoopis ostan aasta pärast tänase tippmudeli või 2 aasta pärast ja see telefoni aegu mul aastatega. Just ja siinkohal ma tahangi öelda seda, et tegelikult kui me vaatame näiteks selliseid telefone nagu Galaxy S23, OnePlus 11 või Pixel 7 seeria, eelmise aasta telefonid, kõik väga head endiselt, hinnad on palju paremaks läinud, eks ole, et kõiki võib täitsa vabalt osta, sest et tarkvara tugi on piisavalt pikk ja telefonid on läinud odavamaks ja piisavalt väga head endiselt. Jah, ma veel kord siis tuletaks meelde, et tänaseni see OnePlus 9 Pro minu igapäevase telefonina ei näita nagu mingisuguseid aegumise märke, ei kaamera ega mitte millegi suhtes, nii et ilmselt varsti ongi juba see koht, kus ta enam ei saa võib-olla tarkvara uuendust ja siis tuleb midagi muud vaadata. Et ma tahtsin just öelda, et see ju tegelikult on praeguseks nüüd 3 põlvkonda vana ja ta saab sul siiamaani uuendusi, on saanud siiamaani. Ja loomulikult jah, tänaseni on kõik väga hästi, et võib-olla on seal aku vastupidavuses natukene sellist marginaalset kukkumist märgata, aga ma ei ole, kuna mul ei ole teda nagu kombeks niimoodi laadida kuidagi regulaarselt, ma lihtsalt laen teda autos juhtmevaba laadija laeb teda kogu aeg ja ma nagu laen teda täitsa nagu suvaliselt, et pole nagu hullu. Küsimus, kas sa laed kiirlaadimisega? No juhtmega ta laeb päris ruttu jah, mul enamik laadijaid on päris kiired jah, sest et nad kahjuks on kiired jah, aga ma ei ole nüüd ammu teda seal juhtmevaba kiirlaadija peal hoidnud, mis on ju ka 50-vattine ja kus mingid ventikad huugavad ja kõik mühiseb, et seal ma tõesti ei ole teda laadinud. Üks asi, millest me tegelikult me rääkisime laadimise kiirust ja me rääkinud akust, selle on 5400 mAh aku, mis on väga suur ja see kestab jaburalt hästi. Ehk siis mitte ainult nii palju hästi, et ta on nüüd 8% suurem kui eelmisel aastal. Aga kui ma seda päriselt kestvust nagu võrdlesin, ma ei tea, kas see on siis küll võimas, aga äkki siis säästlik protsessor või mis seal viga on, või mitte viga, aga mis seal positiivne on, aga selle aku kestvus reaalajas kestab ikkagi 20-30% rohkem kui eelmise aasta mudelil, mis tähendab seda, et tavaline inimene saab 2 päeva edukalt hakkama, võib juhtuda isegi 3 päeva, kui ta vähem kasutab, et see on nagu ikkagi
ikkagi fantastiline. jah, no protsessor ongi siis Snapdragoni 3. põlvkonna protsessor, mis väidetavalt peakski olema 20% ehk viiendiku võrra siis efektiivsem ja ka 30% võrra kiirem, nii et kokkuvõttes kui sa tavaoludes kasutad, ta peakski olema igati aku vastupidavam, aga ta muidugi ikkagi tasub mainida nagu suur telefon, et kui ma võtsin ta nagu niimoodi ilma selle ümbriseta võtate ka kätte, see kaamera mooduli osa, seal on selline ümmargune suure latakas nii-öelda taga. Ta on üsna siuke väljaulatuv ja ta on üsna, kuidas ma ütlen siis inglise keeles top heavy, ülaraske. Et tal nagu, ta ei tundu käes näiteks nii mugav kui vana OnePlus, millel sellist suurt kaamera kolakat seal üleval ei ole. Sa ei mõtle mitte eelmise aasta oma, mis oli ka paras. Ja ma mõtlen just seda ikkagi seda oma vana head telefoni, millel mul on muidugi ümber ka veel mingisugune väga sellisest käesõbralikust materjalist ümbris. Ja kuna oled harjunud ka tõesti sellise pommikindla ümbrisega, siis ma peangi tunnistama, et kõiki selliseid uusi telefone kasutades, kus ei ole seda ümbrist ümber, ma saan küll aru, et see tuleks igal juhul panna, et isegi ma ütles, ma olen suhteliselt hoolikas telefoni kasutaja, aga ma olen pillanud oma telefoni ikkagi mõned korrad maha, mis tähendab seda, et nagu öeldakse ka mootorrattaga kukkumise kohta, küsimus ei ole selles, kas sa pillad oma telefoni maha, küsimus on selles, millal sa pillad selle maha. Et igal juhul tasub sinna midagi panna ümber, muidu see ilus telefon läheb lihtsalt katki, ta on ka raske, 220 grammi. Ma olen igati just, et on väga raske, ta on ikkagi taskus nagu selline, ma ei tea, ebameeldiv, aga ikkagi, kui sa oled kergema telefoniga harjunud, siis üsna raske, et on sama raske kui me tea siin iPhone 15 Pro Max või mõni volditav telefon või Galaxy S24 Ultra, eks ole. Et ta on raske telefon ja loomulikult ta on väga libe ka iseks, et ta on suur, nii et tasub panna ümber. Aga üldkokkuvõttes jätkuvalt ma julgen öelda, et parim telefon, uus telefon, mida praegu poest saab, mis maksab alla 1000 euro. Mis ei tähenda, et vanemad telefonid oleks kuidagi halvemad? Nii on. Aga võtame siis järgmise selle asja ette, mis ma mäletan, et me rääkisime siin 2, võib-olla 3 kuud tagasi mõnede kuulajate kirjadest, kui meil oli üks pikem kõrvaklappide seeria, siis selle peale saatis meil üks kuulaja hea vihje, et tema on kõrvaklappidest juba ammu edasi liikunud, ta kõrva ei pane enam mitte midagi, ta kasutab nüüd hoopis uut tehnoloogiat heli ja muusika ja jutuajamiste, eriti saadete kuulamiseks ja see on siis no ma ei tea, ütle see Glenn ise, mis on selle toote kategooria nimi? Ega tal eestikeelsed luuedastusega klapid või? Kondi juhtimine või luuedastuse bone conducting, eks ole, jah, et ühesõnaga sellised jullad siis jah, mis on sellise vedrutaolise väikese, kuidas ma ütlen siis peavõru, kaelavõru otstes ja kinnituvad, see on siis suund, me räägime siis praegu need klapid, mis mul siin testimises need olid, et nad hüppasin sissejuhatusest juba liiga kaugele, Matkasport siis kohe aktiveerusid selle sama saate peale või mingisuguse saate peale, kust me natuke seda teemat puudutasime ja ütles, et palun, et meil on kohe teile letist võtta Suunda Wing ja Suunda Wing ongi siis täpselt sellised võru otsas olevad, kuidas ma siis ütlen, 1 sentimeeter korda 2 sellised jullad, mis siis käivad sul ümber kõrvade, läheb see võru jääb sulle kaela taha nii-öelda ja ümber kõrvade siis pealt liiguvad need varrekesed ja positsioneerivad need jullad sulle kõrvade ette. Ehk et siis see on kuskile oimu kohale? Ei, nad sinu nii-öelda, kui sa paneks näpu oma kõrvaauku ja nüüd liigutaks seda sentimeetri võrra ettepoole. See on tõesti üks luu mul, ma tunnen. Jah, võt selle koha peale. Nii et kui sa paned nad ümber kaela, siis selle koha peale nad satuvad. Seal ei ole mingit valjuhäält ega midagi, siis nad ongi sellised tükid, mis vibreerivad ja nad vibreerivad ikka kohe päris kõvasti, aga see heli ei edastu sealt nagu kuidagi otseselt väljaspoole, et kui nad ikka on sul kõrvast või mingist pinnast eemal, siis on nad praktiliselt kuuldamatud, aga kui sa näiteks surud nad vastu mingit muud kõlavat pinda, olgu see resoneerivat pinda, siis sa loomulikult kuuled ka heli, sest kogu see tükk ise resoneerib. Aga miks nendest võib-olla üldse on põhjust rääkida, et mis nende selline suurem erisus on, heli kvaliteet ei ole see hea erisus kindlasti, et kui sa ikkagi tahad nüüd sellist hiifi muusikat kuulata, siis ilmselgelt see ei ole nüüd see koht, miks peaks selliseid klappe üldse eelistama, sest et tõepoolest seda päris spektrit kõike sa sealt ei saa, aga nad on üllatavalt head, et kui sa kuulad, jutusaateid ei ole mingit probleemi, muusika puhul on nüüd niimoodi, et
kuidas ma seda nüüd ütlen ühe sõnaga, et basse nad mängivad loomulikult vähem kui võiks, kui mängivad sellised kõrvasisesed klapid, aga mis on nagu üllatav, mida ma ei olnud ennem üldse ise ka proovinud. Need on ka ilmselt ainsad ühed vähestest kõrvaklappidest, mille komplektis on kõrvatropid. Ja muidugi sa võid kasutada ka mingi muu tootja kõrvatroppe, et sa ei pea kindlasti suunda kõrvatroppe omale kõrva panema. Aga kuna sa ei kuule läbi oma kuulmekanali, et seega sa võid mürarikastes oludes panna omale rahulikult kõrvatropid kõrva ja sul on täpselt nii vaikne, nagu üks hea kõrvatropp sinu jaoks maailma teeb. Ja siis, kui sa kuulad läbi nende klappide või kuularite või jullade, siis on basse nagu erakordselt palju. Ehk et tegelikult see on nagu kummaline, et mingisugune akustiline nihe toimub, et kui sul siis kõrvatropp sulgeb selle kuulmekäigu, siis on see heli erakordselt tüse, aga siis kipuvad ära kaduma kõrged sagedused. Ja siis muidugi, kui on telefonis või tahvlis või arvutis võimalus nüüd equalizeriga seda kergitada, siis annab seda helipilti teha nagu söödavamaks, aga päris nii säravaks teda nüüd nagu jällegi tavalise klapiga teha ei saa. Siinkohal oleks kohe, ma ütleks, suunda enda arendusel kohe võtta trepiaste, kust üles astuda, et miks ei ole nende äpis sellist võimalust. Kas siis equalizer või kõrvatroppi asend või setting, et neil on ka äpp, kus sa saad üksjagu seal asju muuta, neil on küll seal setting, kas sa oled siis õues, möllad või oled toas, see tegelikult pigem tõstab selle klapi nivood, aga seal äpis peaks olema setting, et kas mul on tropp kõrvas või ei ole, sest tõesti see bassi kogus, mis siis tuli, kui tropp oli kõrvas, see mind väga üllatas, et ma olin nagu veendunud, et läbi selle nii-öelda koljuklapi ei kostu üldse mingit bassi. Kostub küll ja muidugi teine asi, mis on lihtsalt nagu kummaline või naljakas, et sa võid siis mõõta oma keha helilainete juhtivust väga hästi, et sa võid selle klapi omale pista nina otsa või pähe või näpu otsa ja vaadata, kas see helilaine jõuab kõrva või ei jõua. Kas jõuab? Kui ma panen näpu otsast hoian kinni, kas siis jõuab? Vist ei jõua. Näpu otsast ei jõua hästi. Näpu otsast ei jõua, aga küll, aga juba ikkagi kusagilt lähematest piirkondadest sinu kõrvadele jõuab küll. Et selles valgus on päris naljakas aru saada siis, et kust see heli ja kuidas liigub. Aga nüüd tulles selle jutu alguse juurde, et miks siis üldse peaks seda nagu sellist tehnoloogiat üldse eelistama siis selle tavapärasele, ongi pigem see, et sul on tegelikult kuulmekäik ja kõrvad on vabad, mis tähendab, et kiiresti liikuvate sportimisalade või üldse igasuguste alade juures, kus sa liigud kiiresti, et kui ma personaalselt oma alade peale mõtlen, siis igasuguste üherattalistega sõitmine on täpselt see ala, kus ma liigun väga kiiresti ja või sõida siis kas või jalgrattaga või kaherattalistega, siis tegelikult probleemiks on alati tuulemüha. Ehk et kui sa paned nüüd kõrva need tavalised kõrvaklapid või nupud, mis siis müra summutavad või teevad sul seda ambient režiimi aktiivselt, siis tuulega hakkama saamine on probleem. Ja kui sul isegi on aktiivne mürasummutus või see ambient režiim, siis tuulega kipub olema see, et need tuulehiilid on kohati hoopis häirivamad, kui nad päriselt on, sest et ikkagi see elektroonika, ta on hädas sellega, sest tuul puhub mikrofoni sisse ja kogu seda müra asja ju teeb sul seal tarkvara, silub halvemaks ja paremaks ja tuulega ei saa see asi hakkama, aga siin seda probleemi ei ole üldse, sest et tuule suhtes on nad ju täiesti immuunsed, tuult mühiseb täpselt nii palju, nagu tuul sinu enda kõrvadesse mühiseb parajasti ja see ei mühise tegelikult üldse nii palju, et ta segaks kuidagi kuulamist, nii et kui sa tõesti tegeled sellise kiire sõidualaga või kusagil on kõva tuul, siis selle jaoks jutusaadete kuulamiseks täiesti ideaalne, et ma pean tunnistama, et ma personaalselt just kuulangi enamasti ikkagi jutusaateid, kui ma kusagil mingeid asju üldse teen, et ma sõidu ajal tõsi, ma üldse klappe väga ei kasuta, aga kui ma ka seda tahaks teha, siis see on üks väga suur pluss ja sa saad muidugi neid kasutada ka märjemates oludes, ma ei tea, kas see peaks nendega just ujuma minema, aga need peaks olema IP67, kui ma ei eksi, mis tähendab vist oli see meeter ja pool tundi või. Et põhimõtteliselt nad on uputamiskindlad, aga kuna siis kui sa lähed nendega ujuma, siis tekib küsimus, et kus sa siis seda heli kuulad, sest et sul peab telefon ka ujumispükste vahel olema või et muidu ei jõua siia, eks ole midagi. Aga kui nüüd võib-olla rääkides just praktilisest aspektist võib-olla, mis nagu mõnes mõttes, kui sa oled siin igapäevane või tahaks kogu aeg, et sul on klapid taskus ja siis jälle pistad kõrva või need nupud ja siis paned jälle taskusse. Et kuna nemad on ikkagi sellise vedruraami, nad on nagu sellised asjad, mis taskusse panna on suhteliselt ebamugav. Neil on kaasas selline omapärane dokk, mis on selline kolmnurkne julla, kus sees on ka muide akupakk ja kuhu nad siis lähevad nagu peale
ka laadima. Ja selle doki peal on veel omakorda siuke klamber, nii et sa saad nad tegelikult sinna dokki fikseerida ja siis nad on nii-öelda vähemalt nii palju kinni, et kui sa mingisse seljakotti viskad, siis nad lihtsalt ei töllerdu niimoodi laiali või ei lõhu kuidagi ära ja teistpidi nad seal dokis ka laevad, et selles dokis on siis USB-C pistik ja saad selle dokiga neid laadida või jätad siis laadi üldse maha ja seal dokist tuleb umbes mingisugune 10 tundi pluss akut veel juurde, nad ise peaks ka vastu pidama umbes sama kaua. Ja samal ajal on komplektis ka tegelikult veel siis eraldi USB-A otsikuga juhe, mis siis magnetiga kinnitub siia kuularite külge, nii et kuularitel endal ei ole USB-C seda otsikut, nii et kui te lähete kuskile minema ja selle juhtme nüüd maha unustate, siis on paha lugu, sest et siis ei saa neid enam kuidagi laadida. Aga ühesõnaga, nad ei ole jah päris sellised, et ma nüüd voldin nad kokku karpi ja siis on see karp mul iga päev taskus. Ja siis kui ma lähen õue, siis panen kohe lupsti jälle kõrvaklapi kõrva ja siis jälle panen karpi. Nad on kuidagi, et nad on nagu tülikad jah, et ma pean siis nad kodust väljudes panema omale kaela või kuhu iganes ma siis panen. Aga teistpidi selle tülikuse nagu plusspoolel on see, et ükskõik kui aktiivselt ma oma peaga siis parajasti vehin, nad ei pudene mul peast ära. Nii et kui ma lähen juhtumisi boksitrenni, siis ma võin ka need klapid peale omale pähe panna ja seal nii-öelda ellu jääda. Ja siin funktsioonide osas on ka paar sellist pea liigutus või raputusfunktsiooni, ma ei tea, kas need nüüd on midagi, mille pärast neid osta või ostmata jätta, aga kui sa siis pead raputad 3 korda edasi-tagasi niimoodi rahulikult, siis ta kerib järgmise loo edasi ja noogutamisega saad siis kõnesid vastu võtta, nii et teatav selline käed vabad kasutamine on, et ma ei tea, sa oled parajasti mägironija või tõesti kihutad jalgrattaga, kus sul peavad mõlemad käed olema töös või lenksu peal, et siis sa saad ka oma asju mingil määral ajada. Aga kokkuvõttena, see on huvitavad jullad, 200 eurot matkasport, et kui te kuulate jutusaateid, kiiresti liigute, siis ausalt öeldes tasub täitsa neid proovida. Et see ei ole nüüd see koht, kus ma saaks öelda, et nad on väga hea heliga ja kõik on super hi-fi, aga nad on üllatavalt hea heliga sealjuures. Nagu ma ütlesin, jutusaadete jaoks rohkem kui piisavad ja tegelikult see tuule teema ja see, et nad sul ei võta sellist, ühesõnaga, et neil ei ole seda probleemi, et sa kogu aeg kuuled ümbritsevat ja see on ikkagi hoopis teine asi, on kuulata metsas kas või jalutades linnulaulu nagu otse kõrvadesse, mitte läbi selle elektroonika, on äge. Nii et tootena ikka ma annaks täitsa siukse rohelise tule. Aga selline heli kvaliteedi osas mul jäi ikkagi mõte, et ühes, ütleme, servas on jutusaated, teises servas on muusika, mis nõuab teistsugust libilti. Aga sinna vahel jääb veel näiteks, ma ei tea, filmide vaatamine, kus on nii juttu kui ka helitausta, et kas see selleks nagu võiks sobida? Kui sa ei pane seda kõrvatropi režiimi või kui sa nagu kuulad neid siis nagu tavaliselt, et sa kuulad ka välishelisid, siis ma ütleks, et nad on natuke sellised võib-olla kumedad, et sellist 200-300 hertsi on nagu suhteliselt nagu palju ja alla 100 hertsi basse nagu väga ei ole. Ja kõrgete sagedustega on ka niimoodi, et neid väga palju seal kuskil ikkagi 8000-st ülespoole nüüd liiga särav see pilt ei ole, et nad on nasaalne, võib-olla vale sõna, aga nad on üks hästi sooja soundiga keskmiste sageduste austajad klapid, et sa saad muidugi nendega filme vaadata ja kui sul võrdluseks mingisugust väga suure spektri ulatusega hi-fi klappi pole, siis tegelikult nad on nagu paremad, kui võiks arvata. Igal juhul, et kui mina olin varem nagu ka proovinud neid mõningaid neid koljuklappe ja nad olid kuidagi väga nagu kõledad, siis nendest on nad, mulle ka mälu järgi tunduvad, et nad on üllatavalt nagu head, aga muidugi nad ei ole kindlasti mõeldud selliseks suurteks filmi, kus ma ütlen, paukudeks, mis siis piltlikult tagumikku väristavad. Et kui sa ei pane kõrva seda troppi kõrva, kui sa paned kõrvatropi kõrva, siis tuleb sealt sellist filmi plahvatust ka väga veenvalt, aga siis on see kõrgete sageduste probleem. Ja muidugi võiks võrrelda neid teiste omasugustega, aga minu arvates, ma ei tea, Meelis võib-olla teab ka parandada mind, et ega Eestis vist letilt me ei saagi täna teisi samasuguseid üldse vist osta või? Nad on täitsa ainsad sellised. Soksi saab. Ja Euronics on letis olemas. No näed. Ja ma arvan teistel ka. Siis me peamegi tegema järgmises saates väikse ülevaate, et võtame Euronicsist näiteks need soksid, kui saab ja võib-olla ja, et sa võiksid neid võrrelda võib-olla. Absoluutselt, et mina millegi pärast arvasingi, et Eestis nende valik on täitsa selline, et polegi võtta, et tellida ainult kuskilt kaugelt maast. Saab, lihtsalt mina ise nagu olen nendele väga palju tähelepanu pööranud, sest minu varasemad mõne aasta taguse kogemine soksiga jätsid mulje, et ma ei taha
neid nii-öelda luuedastuse klappe kasutada, aga see on nii mitme aasta tagu, sest siis vahepeal võib olla palju muutunud. No võid ka ilmselt võib-olla neid proovida, äkki keerad minu jutu kõik täiesti pea peale, et on mingi maailma kõige nõmedamad klapid ja ma ei saa üldse aru, miks ei ole selles kindel, eks see maitse asi, ja ma olen absoluutselt nõus, et need sellist tüüpi klappidel on oma koht siin maailmas ja väga hea sellise asju tehakse. Selge, aga siis hakkab meil tänane saade valmis saama. Meil on veel 2 kuulajakirja, mida võib-olla ka vahendaks, sest et kuulajad on meil alati väga hästi informeeritud, targad ja heade küsimustega, mida tasub jagada ka teiste kuulajatega. Ja esimene kiri tuleb meil kellelt? Hans Christianilt. Hans Christian kirjutab siis töömeeste telefonide kohta ja tema muretseb sellepärast, et suur ja kõige tuntum nende Käti telefonide tootja pani pillid kotti. Tõepoolest, neil vist jaanuaris olukord, kus siis Bullet Group oli see ettevõte, mis tootis nii Käti kui ka sellele vist Motorola ja teised sellised nii-öelda karmid ja kukkumiskindlad ja militaarstandarditele vastavate telefonid ja seal olid koondamised ja pankroti või maksejõuatuse ootus. Küsimus on, et kas me teame veel selliseid nii-öelda töömehe telefone, vist on Samsung Galaxy X-Cover müügis, aga kas on midagi soovitada või peaks tagasi pöörduma nuputelefonide peale? Kas teil tuleb midagi otse pähe või võtame selle kodutööks, et uurida töömeeste telefone? No tegelikult ega siin ongi probleem selles, et neid on väga vähe, et esimene asi, mis mul kohe pähe tuli, oligi tegelikult Samsung X-Cover. Samsungi telefonide häda on see, et nad kipuvad olema kallimad kui konkurent, kuigi ega kätt ka odav ei olnud. Ja tegelikult on päris suur valik Hiina telefone, aga võib osta, aga mina jätaks nüüd küll selle reservatsiooni, et mina ei julgeks soovitada telefone, mille tootja on Doji või Ulefone või mõni muu selline väiksem Hiina tootja, kes kohati on vahele jäänud andmete varastamistega ja päris tihti on neil probleeme sellega, et tarkvarauuendusi üldse ei saa, eks ole, nii et Kätt oli selles mõttes siin Euroopas ikkagi suur ja tuntud tegija, kuna tegemist oli Inglise firmaga ja Motorola bränd loomulikult oli ka nagu Bullet Group, eks ole, Motorola bränd oli ka ikkagi tuntud asi ja tegemist oli nagu sellise kalli, samas tagasihoidlike andmetega, aga just sellisele tugevusele rõhku pööranud telefoniga Kätt S75, ma siin ka eelmine aasta või suvel tegin tast testi ja olin üsna positiivne, kuigi seal oli kaamera, oli kehv ja protsessor oli keskpärane, aga just kui sul on vaja kuskil ehituse peal olemiseks telefoni, siis see oli selline, mis tõesti nagu kannatas kõike. Siis ega seda valikut ei ole, Nokial on ka üks mudel, aga nad kõik kipuvad olema nagu sellised mitte kõige paremad, et selle koha pealt ongi nagu ainus, mida ma julgen soovitada, ongi see Galaxy X-Cover 7 ja teised, ei ole ise kokku puutunud, aga olles kokku puutunud nende nii Ulefone'i kui Doji ja Unihertzi teiste mudelitega, siis mina omale neid osta ei julgeks. No siia lisaks võib-olla juurde, et on ka teine väga huvitav kategooria olemas, mis muidugi eelkõige on olemas iPhone'ide jaoks. On olemas tootjad, kes teevad väga häid katteid või neid ümbriseid, et üks esimene, mis mul meenub, on Otterbox näiteks iPhone'i jaoks on juba aastaid olnud Otterbox Defenderi seeria. Siis on siin kiidetud sellist firmat nagu Spigen Slim Armor, mis on saadaval iPhone'idele kaasa arvatud kõige uuematele ja mis tegelikult, neid firmasid on veel, et selle koha pealt, kui on tegemist iPhone'iga, siis võib täitsa teha ühe kiire otsingu ja leiab päris palju päris huvitavaid lahendusi, mis kaitsevad ka klaase osad, et ei ole ainult siis niimoodi, et klaas jääb välja, vaid mis on täiesti ikkagi selline täielik telefoni kaitse ja mis peaks teoorias muutma telefoni ka täiesti selliseks betooni ja kukkumise ja kõige kindlaks, et igal juhul on see väärt uurimist, et Android telefonidega on keerulisem, sest kuna nende pilt on lihtsalt nii kirju, siis need tootjad ei pruugi kõikidele mudelitele sellist samaväärset lahendust pakkuda, aga pakuvad ka, et Otterbox ei tee siis kui ma õigesti mäletan, oli minust Android telefone ka seal valikus, aga mida neil on Samsungil ja Google'il nagu ikka, eks ole. Aga Otterboxi puhul on ka see, et nad on üks väheseid, kes teevad ka siis mitte ainult iPhone'ile või Galaxy S-ile või nad teevad ka näiteks Galaxy A54-le või sellistele, et sa võid osta ka nii-öelda natuke odavama telefoni ja saad ikkagi sellise tugeva ümbris ümber. Et seda nagu paljud teised ei paku, jah. Ja võib-olla ma veel lisaks juurde, et ega tegelikult pigem kui see nii-öelda kompromissina selline tugevad kaaned,
heal nutitelefonil selle probleemi lahendab, on see iseenesest palju parem lahendus, sest ega olgem ausad, kõik need sellised valmis toodanguna jutumärkides pommikindlad telefonid olidki oma muudelt omadustelt ikkagi ju nii palju nigelad, et seal tõesti tekkis juba küsimus, et noh, et võtagi siis juba nuputelefon või et miks sa peaks ostma sellise suhteliselt vana Androidi ja olematute kaameratega asja, mis lihtsalt kannatab tsemendi sisse kukkumist, eks. Toona oli küll ja praegu nüüd, mis ma just tahtsin mainida veel lisaks, on see Nokia, mida vist Meelis viitas ka, see XR20 on selline, et kui seda juhtub inimene ostja nägema ise, siis tasuks järgi vaadata, kuna nad lubavad, et see on selline Androidiga Nokia, mis saab nüüd mitu aastat pärast ostmist ka veel tarkvaruuendusi ja turvauuendusi, et vähemalt on parem ost kui see Hiina mudel. Aga jällegi, kuna ma ise seda käes hoidnud ei ole, siis ei julge ka öelda, et tellige netist, vaid et tasuks seda korraga käes hoida, et võib-olla üks moodne telefon Otterboxiga on parem lahendus. Ja siis kirjutab meile veel ühe lugejakirja, vahendame siin Allarilt, mis ei olegi küsimus, aga tegelikult väikest soovitus ja kommentaar, mis seostub meie eelmise nädala teemaga, kus me rääkisime uuest Eesti turul tulnud sellisest autorendifirmast, kus saad mugavat läbi e-teenuse kasutada, teiste inimeste autosid rentida. Võrdlesime seda kohalike teiste autorentidega. Allar jagab olulist näpunäidet. Tema ütleb, et tema elu suurim õppetund on, kui te kasutate mingisuguseid renditeenuseid või äpi autosid, võtke alati maksimaalne kindlustus. Alla kirjutab meile Stockholmist, ta kasutab seal väga palju erinevaid, nimetab siin 5 erinevat või 6 erinevat rendifirmat, mis Eestis vist küll ei ole tuntud, aga näiteks sõitis ta hiljuti Volvo On Demandiga ja pärast seda, kui oli autot tagastanud, tuli talle teade Volvolt, et vabandust, juhtunud on siuke lugu, et purunenud on selle auto klaasist katus. Ja võite kujutada ette, et Volvo klaasist katus ei ole mitte soodne asi, vaid võib maksta minna väiksema korteri hinna, ma arvan. Ja tema oli siis võtnud 3+3 ehk 6 eurose lisateenuse, mis vähendas oma vastutuse nulli. Nüüd ta luges seda e-maili ja unustas selle, et ta ei pidanud sentigi rohkem maksma. Et rendiautori puhul on see selline maailm, kus sa ei tea, mis autoga võib juhtuda ja mis sinu kaela keeratakse, et see paar eurot oma vastutuse nulli eest aitab rahulikult magada öösel. No ma isegi laiendaks seda nõuannet kõigele, et ikka ja jälle me loeme mingitest juhtumitest, kus keegi on kukkunud kusagil omal luu katki, käe katki või midagi muud sellist ja üllatust ei ole olnud kindlustust. Et kui te kusagile lähete, rendite autot, hüppate mäest alla või teete midagi muud kolmandat, alati tasub mõelda selle peale, et asjad juhtuvad just siis, kui kindlustust ei ole. Et kui te võtate kindlustuse, siis jääb teie käed terveks. Kindlustuste puhul on veel eriti see, et kui minna reisile, siis tuleb väga hoolega vaadata ja lugeda läbi oma kindlustuse välistused, sest et näiteks mina jõudsin üks päev nägema seda, et IF kindlustus, mis muidu pakub nagu nii tavareisi kindlustus kui ka osade firmade krediitkaartiga kindlustust, siis neil näiteks on täielikult välistatud streik ja streikitakse praegu Euroopas väga palju. Samas Swedbanka kindlustusel näiteks on streigi kate olemas, nii et tasub väga hoolega valida, et millist kindlustust võtta, kui nagu reisile minna. Aga lisaks sellele, et mina kirjutasin Allarile, küsisin ta käest, kas ta teab ka seda, et kas Rootsis näiteks on olemas, kuna ta ütles, et ta on väga palju neid erinevaid rendiäppe Rootsis proovinud. Et kas on olemas ka sellised Eesti sarnaseid ja CDP või Bolti tüüpi asju, kus saad võtta tänavalt ja siis ta ütles selle peale, et tänavalt seal autosid ei saa, kuna see on nagu väga maaomanikele see üldse ei meeldi, inimesed on väga kurjad, kui mingi auto kuskil suvalises kohas seisab, et enamusi tuleb ikkagi võtta spetsiaalselt selleks ette nähtud kas garaažist või parkimisplatsilt ja paljudel on ka see, et sa pead selle samasse kohta ikkagi tagasi toomiseks, kui rent on äpipõhine, sellist nii vabalt sõitmise asja ei ole, et sõidad Lasnamäelt Mustamäele ja paned auto Mustamäele tänaväält, nagu meil siin seda saab. See on tegelikult mõnes mõttes hea, ma tean, et Glenile see üldse ei meeldi see rendi teema. Tahaks öelda nagu selle peale, et mina tahaks juba Rootsi minna elama, kus ei oleks neid kuradi Bolti autosid igal tänaval. Mina tahaks vastupidi öelda, et mina näen selles just tulevikku, just selles mõttes, et tulevik võiks ikka olla see, et üks asi on see, et ühistransport võiks olla hea ja peaks autoga üldse sõitma, aga see on utoopia, eks ole, Tallinnas. Teine asi on see, et minu arust sellised Bolti ja CDP tüüpi asjad
on ikkagi minu arust need, mis meil lõpuks võimaldavad mitte omada oma autot, vaid kui ma saan ikkagi 100 või 300 meetri raadiuses oma maja juurest võtta suvalisel hetkel nagu auto ja sellega sõita ükskõik kuhu ja selle sinna jätta, siis see paneks küll mind oma autost loobuma, eriti kui see kindlustus ja oma vastus ei ole väga suured. Ma arvan, et tegelikult see on väga hea, ma tahaks kuulda, kuidas Glenn põhjendab oma vastust ja Meelis oma vastust järgmise tunni aja jooksul. Paneme mikrofonid kinni, ütleme kuulajatele aitäh, olege tagasi nädala aja pärast ja hakkame seda vaidlema. Ma mõtlesin kõik tund aega järjest rääkida, aga siis lükkame selle edasi. Aitäh kõigile arvajatele, vaidlejatele, kuulajatele ja kohtumiseni. Geeniuse digisaadet toetab Kuulbet. Alati mängus.